Tere lugupeetud! Täna vaatasin filmi Jutuajamised Jumalaga. See on Neil Donald Walshi elulooline film. See on mängufilm, kus siis kirjeldatakse, kuidas Neil Donald Walshist sai see, kes ta täna on. Neil Donald Walsh, ma täpsustuseks nimetan, et tema on kirjutanud eelkõige raamatusarja Jutuajamised Jumalaga ja siis pärast on teisi raamatud ka lisandunud. Need on Neil Donald Walshi raamatud on eesti keeles hästi esindatud, et nad on raamatupoodidest leitavad. Aga nüüd see sama teema, et aga kuidas siis inimesest sai selline autor, nagu ta on, siis see on näha just sellises filmis. Ja täpsustuseks nii palju, et näiteks ta oli täiesti ilma igasuguse erialase ettevalmistuseta, tegeles hoopis teistes valdkondades, teiste asjadega. Ja ühel hetkel sellest filmist on hästi näha, sisuliselt ühe päevaga ta kaotas kõik. Ta sattus autoavariisse, kaotas tervise, kaotas töö, naine viskas välja ja järgmisel hetkel ta juba oligi kuskil kodutute linnaosas telki püstitamas. Ja et minu jaoks oli see selline hästi mõtlema panev, et kui õrn on see elu, kui kergesti kõik see väline on kaduv, täna on, homme ei ole. Ja asi läks veel eriti kriitiliseks, üks, et elada seal kodutute linnaosas, aga teine oli see, et tal polnud ka süüa. Ja see tähendas seda, et ühel hetkel ta sõi prügikastist, nutis, aga sõi. Ja kõik hiljem siis filmi käigus ka selgus, et kõik see teekond läbi selliste kannatuste oli vajalik milleks. Et kuulda nii-öelda seda Jumala häält, seda sisemist häält, nimetage kuidas tahes. Tema hakkaski nimetama seda Jutuajamised Jumalaga, sellisel ühel sellisel varahommikusel tunnil järsku väga kõvasti ta seda häält kuulis, kus hääl ütles, et kas sa nüüd oled valmis? Kas sa nüüd oled valmis muutusteks? Oled sa valmis või tahad ikka võidelda, põtkida? Me oleme ju väga võitlevas olekus. Me muudkui tõestame midagi, tormame kuhugi, tuul viliseb kõrvus, me ei kuule midagi. Aga tema nüüd seda häält kuulis ja tema oli valmis ja siis ta hakkas neid vestlusi pidama ja sealt kujunesid raamatud. Tema väitis, tema ainult kirjutas, info muudkui tuli, tema kirjutas. Sisuliselt on tegemist kanaldamisaktiga. Ma seda kanaldamist veidikene täpsustan, et vahel seda kanaldamist peetakse ka nagu sellised välja valitud väga pidulikuks teemaks, et ta on kuskil sellised erilised inimesed, kellel on mingi toru või kanal kuhugi, aga see ei ole mitte väljapoole, vaid see on, vahet ei ole, kuidas te seda endale ette kujutate, aga see on selline, et häälestumine mingile võnkesagedusele, mis on kogu aeg olemas, aga mida me enne oma võnkesageduselt lihtsalt ei suutnud fikseerida, ei kuulnud, kujutage ette, see on nagu raadioaparaat, et seal on kõik kanalid, lainepikkused on olemas, aga te kuulete ikkagi seda, millisele lainepikkusele teie raadio on reguleeritud. Jah, te kuulete seda kanalit, aga teisi kanaleid te ei kuule, aga see ei tähenda, et neid ei ole. Ja nüüd, kui näiteks võtta mingil moel seda nuppu keerata, siis on võimalik jõuda ka teistele kanalitele ja tihti sellised häälestumised toimuvad. Ja mis ma olen ka uurinud sellist kanaldamise teemat, et tihti peale saavadki nii-öelda valitud või valmis just sellised inimesed, kes ei ole, nagu Neil Donald Walsh, ei ole otseselt seotud vaimsete asjadega või ütleme antud teemaga, mida ta kanaldama hakkab. Ja miks see pidi ka olema oluline? On oluline sellepärast, et ta segavat faktorit või infot on võimalikult vähe. Toru on nagu selles osas, toru või kanal on selles osas puhas, kergem on nagu tööle hakata, selleks, et oleme ka varem sellest rääkinud, et meie suurim takistus on kõik see, mida me juba teame. Et ükskõik millega sa tegelema hakkad, siis sa juba tead midagi, siis see on nagu arengupidur. Et oskus tuleb ühel hetkel omandada, et kuidas näiteks sellest, mida sa tead ka viisakalt lahti saada, et siis vabastada ruum uuel. Aga jah, et siis valituks saavad tihtipeale sellised inimesed, kellel see kanal või ütleme sellele lainepikkusel ei ole nagu segavat seda infomüra ees ja nii ka Neil Donaldiga. Aga nüüd, mis mõtted sellest tekivad? Üks asi, mida ma teiega kindlasti tahan jagada, mis on viimasel ajal minu jaoks ka nagu mitmes vestlusringis nagu kõneks tulnud, on see, et miks on nii,
et läbi sellise hirmu või tagasilöökide või eksesside toimub selline mingi muutus, areng, avanemine millegile, avatud seisundi tekitamine. Kanaldamise eeldus on ka, et tekib avatud seisund. Sa hakkad ligi pääsema või ligi laskma, ligi lubama midagi uut, midagi teistmoodi. Et miks peab see olema ainult läbi tagasilöökide ja läbi hirmu, kas eaga ei saaks? No mul on hästi palju vastu väidetud, et ei saa. Et inimene on rakutasandini välja projekteeritud laisana ja see ei ole mitte niivõrd selline tahtepõhine laiskus isegi, noh seda ka, aga see on selline kaitsereaktsioon. See on kaitsereaktsioon, et mitte läbi põleda, et meil on nagu oma mugavustsoon ja seal me siis istume, et aga nüüd, noh, minu küsimus on nagu pigem selles, et kas sellest mugavustsoonist ilma eksessideta ei saaks mitte välja. Mina usun, et saab, ei pea ära ootama selliseid tagasilööke, autoavariid, isiklikku tragöödiat, rasket haigust, mida iganes. Vaid kui sa juba neid asju loed, kuuled teiste inimeste näidetel, Neil Donald on kõigest üks näide. Paljud vaimsed õpetajad, kes täna ka seal meie näidatud filmides esinevad, no on ise elanud, võitnud mingi raske haiguse, vähi, isikliku tragöödia, firma pankrotit, mis iganes. Aga kui sina täna juba näed teiste inimeste, kuuled teiste inimeste näiteid, siis kas ei tekita see mitte nagu seda mõtet, et ei pea seda tagasilööki ära ootama, aga saab juba alustada täna nii-öelda heaga, teha need muudatused. Ja mida just siin Walls selles filmis ka välja tõi või siis see Jumala sõnumid, mida Jumal välja tõi, on just nimelt see, et kõik me valikud, ükskõik kõige väiksematest valikutest kui kõik suuremateni, kõik valikud on initseeritud kas hirmust või armastusest. Hirmust või armastusest. Nii, mis see tähendab? No hirm paneb tegema ühesuguseid valikuid. Oi, ma ei saa seda endale lubada, ma ei saa hakkama, see on ju hirmu baasil, olete nõus. Ja sa teed valiku mitte hakata iseendaks, mitte midagi muuta, jätkata vanaviisi, kuigi võib-olla hing karjub juba, aga ei, sa jätkad vanaviisi. Tähendab, sa oled hirmu baasil teinud valikut, ma ei saa seda endale lubada. Või armastusest, usaldusest universumi vastu, uskudes, et sa ei jää kunagi hätta, et abi on alati olemas, abistajad on olemas, vajalik info on alati olemas ja et kas mitte nüüd kalduda selle armastuse baasil tehtud valikute poole. Ja seda enam, et kui sa juba oled seda endale teadvustanud, siis sa saad neid hakata tegema. Ja minu küsimus ka teile on, et kuidas on selle usaldusega? No, armastus, kui sul on armastus enda ja universumi ja muu maailma vastu, siis peaks olema ka usaldus. Et kas teie armastate ja usaldate universumit? On teil olemas usaldus universumi ja elu vastu? Paljud tahavad öelda, et jaa on. Siis ma ei kahtle selles mitte, aga ma lihtsalt täpsustan, et kas sellisel juhul, kui te olete vastanud jaa, et ma usaldan elu, siis see viitab sellele, et teil ei ole enam mingit kõhklusi homse päeva suhtes, oma eluliste valikute suhtes, töövalikute suhtes. Te saate kõik endale lubada, mis meelepärane on. Te saate kõike seda teha, mida te tahate teha, kartmata sellepärast, et võib-olla isikliku eelarvesse tuleb auk või no ma tean näiteks seda, et ma hiljuti vestlesin just meie Hiina reisi asjus ühe meie õpilasega, kes rääkis küll, et ta tohutult tahab tulla meiega Hiinasse, et ta lausa unistab sellest, aga tal on hirm, mis saab edasi, mis saab peale seda, et kas tal jätkub piisavalt raha või kas ta siis ikka saab jätkata oma varasemat elustiili, siis see ei kõnele armastusest, siin on ikkagi valiku alus on hirm. Teine variant, et kui sinu valiku alus on armastus, valiku alus on armastus, siis see jutt oleks ju kõlanud niimoodi, et ma tulen teiega Hiina. Ja sa usaldad universumit, et vahendid tulevad. Ja sa ei peagi alati teadma, kuidas need tulevad, kuidas universum toimetab, see ei olegi meie rida nagu seda teada.
aga sa tuled, et kas on selline, noh, see Hiina näide oli lihtsalt üks näide, aga kas teil on usaldus selles suhtes, kuidas ma saan homsed arved makstud ja järgmise kuu arved ja mis saab suvel ja mis saab talvel ja kus ma selle tolle saan. Kui ei ole täna enam neid mõtteid ja sa eladki oma elu ja oled selle juures rõõmus, siis ma võin öelda, et siis sa teed oma valikuid armastuse baasil. Ja see oli just üks selline asi, mis selles Neil Donald Force'i selles eluloo filmis minu jaoks ka nagu väga uuesti üles tõusis ja nagu uuesti mõtlema pani. Et just nimelt see, et mille alusel teed sa täna oma valikuid, kui sa teed hirmu alusel, siis kahjuks ilmselt on seotud ka see, et sinu areng seisab selle sama asja taga. Kui sa tunned ikkagi oma valikute puhul ikkagi hirmu või jätad oma valikud selliseks, mis sind ei rahulda, aga just nimelt, et sul on see hirm olemas, siis see viitab sellele, et sa ei luba olla endal see, kes sa tegelikult oled ja sa oled suletud seisundis, sa ei lase asjadele edasi. Mis veel selles filmis oli, et mis mind mõtlema pani, et jõuda sinnamaani, ütleme, et sa oled omad valikud teinud, aga jõuda sinnamaani, et eladagi oma elu ilma ootusteta. Vaat kui sul on ootused, see viitab hirmudele, aga elada oma elu ilma ootusteta. Ja see tähendab, et selline ilma vajaduseta konkreetsete tulemuste järel. Mis see tähendab? No, ma olen iseenda jaoks mõelnud, et loomulikult me tahame, et me tegevused oleksid mõõdetavad ja tulemuslikud. Aga siis me tihti ajame segamini oma eesmärgi ja selle tulemuse, mida me taotleme. Et noh, ütleme selles kontekstis, et näiteks toomegi selle, et siin küll tsiteerides ühte teist filmi Rahumeelne sõdalane, kus noor mees, kes tegeles sportvõimlemisega ja ta väitis, et see on see, mida ta oma elus teha tahab. Noh, tal oli seal kaude ikkagi selline ambitsioonikas plaan kunagi saada ka olümpiavõitjaks, aga ta kogu aeg deklareeris, et see, miks ta siin maailmas on see, et ta saaks võimelda sportvõimlemist teha. Ja nüüd elades mootorratta avarii üle, ta ei saanud enam võimelda. Ja siis ta tundis ennast kohutavalt lööduna, et noh, näed, et ta ei saa nüüd tegeleda sellega, milleks ta loodud on. Ja kuigi tema siis selline eakas õpetaja seal kõrvalt ütles, et aga sa ju ütlesid kogu aeg, et sa elu eesmärk on võimelda. Ei, aga noh, ma ei saa nüüd olümpia kuldmedalit või olümpiamedalit võita. Siis saate aru, siin on nagu kaks asja segamini aetud, eks ole. Et tegevus kui selline protsess, teekond ja siis mingi tulemus, selline tulemus, ühekordne tulemus. No kujutage ette, et see on see samma, et ja küll tal õnnestub ka võimelda, saada oma see kuldmedal, aga see on ainult hetk. See on hetk, kas ta siis lõpetab võimlemise või lõpetab võimlemise nautimise või kuidas see on. Et jah, et meil see mõõdetavus küll peab olema, aga pigem siis ikkagi teha endale selgeks, et mis on tähtis. Kas see protsess kui selline, et see teekond või siis mingi selline mõõdetav tulemus. Ja ma mäletan seda, et näiteks mind absoluutselt ei kõnetanud enam see, et me andragoogika kursustel esimesel tunnil tegime grupitööd, sellel koolitajad koos. Tegime grupitööd ja just oli püstitatud ülesanne, et mida siis kõik said sinna paberi peale oma mõtteid kirja panna grupis, et miks sa tulid andragoogika kursustele. Andragoogika, see on täiskasvanute koolitamine. Miks sa tulid andragoogika kursust? Ja kõik siis panid oma mõtteid sinna. Selleks ju see gruppide oligi. Ja pärast siis grupp valis, et mina olen see, kes peab ette kandma kogu selle tulemuse. Leht pandi seina peale, kõik siis kuulasid ka teised grupid ja siis ma järjest lugesin ette, et mis seal kellegi soovid oli, et saada uusi teadmisi ja uusi meetodeid, loen. Ja siis jõuan viimase reani ja selle oli lisanud meie grupi üks meesterahvas, meeskoolitaja ja vot ei saa lugeda. Ja proovin, ei saa lugeda, ei saa, suu ei tööta, ei saa lugeda. Siin oli kirjutatud niimoodi, et tahan saada parimaks koolitajaks. Ja ei saa lugeda ja juba saan noomida, et ma hoian teiste aega kinni, et miks ma seda nagu ette ei loe. Ja vaat ei saa lugeda, no siis ikka sunnit, et sa pead ette lugema, et muidu sa vead gruppi alt ja siis mina loen, et tahan saada paremaks koolitajaks.
selle peale öelda, et ei, sa lugesid valesti, proovi veel. Noh, proovin uuesti, ikka sama lugu. Ei saa lugeda. Ja mina saan lugeda ainult, tahan saada paremaks, mitte parimaks. Ja juba tahetigi mind häbistades kohale saata, kui ma palusin, et kas ma võin seletada, et milles asi on. Ja kena seleta. Ja kui ma seda asja seletasin, et vaadake, et minu jaoks see sõna parim viitab võistlusele koolitajate vahel. See on konkurents. Kes on teisest parim? Parem, pikem, parem, uhkem. Öelge üldse, et millise kriteeriumi järgi saab näiteks koolitajaid panna paremusritta. Kas selle järgi, kes on pikem või selle järgi, kellel on rohkem kuulajaid või selle järgi, kellel on suurem käive või selle järgi, kellel on rohkem üritusi, koolitusüritusi. See kõik on väga subjektiivne ja milleks selline võistlemine. Ja siis küsitakse minu käest, aga miks sina siis koolitajaks hakkasid? Et kui sa ei taha parimaks saada. Siis mina ütlesin, et minul on väga selline enesekeskne plaan ja eesmärk ja idee. Mina tahan saada ise paremaks ja paremaks päevast päeva, aga ma olen kuulnud seda, et kui sa tahad õppida, siis hakka teisi õpetama. Hakka teisi õpetama selleks, et sealt kaudu sa ise kasvad ja arened. Ja siin need mõõdikud sellised, et kas ma nüüd olen teistest parem või kas ma üldse allun mingitele sellistele mõõdikutele, see ei oma absoluutselt tähtsust. See on minu jaoks protsess, see on teekond, ära jääb ka selline mõiste nagu valmis saamine, nii et hoopis teistsugune suhtumine. Ja sellega paraku siis ka auditoorium nõustus, et tõesti, et mind täna see ei kõneta. Ja võt see ongi nagu see, et ükskõik mida sa teed, jõuda ka selleni selleks, et me oleme üles kasvanud, sündinud ja üles kasvanud ju väga konkureeris maailma, mis see tähendab. Aga juba esimesest klassist peale, võib-olla lasteaias, võib-olla mitte niivõrd veel, kui seal just mingid võistlusmänge ei tehta, aga esimesest klassist peale meid pannakse konkureerima. Sa pead olema parem kui teised, mitte parem kui sina ise. Sa pead olema parem kui teised. Ja see viitab sellele, et me kogu aeg jookseme võidu, võistleme. Sisuliselt on kõik teised, minu jaoks on konkurent. Ja mis sõprusest või sõprussuhetest me siin räägime, kui kõik on minu jaoks konkurendid. Ja siin terendab selline taustal veel, et kõik on hästi, kui sa oled seal konkurentsis, seal tipus. Aga kui sa ei ole tipus, kui sa ei saa hakkama näiteks haridus, meil on ju 5 pallisüsteem, et kui sa sinna 5 palli sisse jääd sinna alumisse otsa ikkagi, siis sa oled luuser, siis sa oled läbikukkuja, siis sind veel häbistatakse ja halvustatakse. Ja sellises konkurentsi tingimustes me õpime, saame oma hariduse ja samas konkurentsi tingimustes me läheme ka ju kõrgkooli konkureerida seal ja siis tööle. Ja ega tööl ka see konkureerimine kõik jätkub ja see võidujooks ja see tähendab seda, et suure tõenäosusega me tohutu kiirusega kaugeneme iseendast saamata teada, kes me oleme, milleks me võimelised oleme. Ja ilmselt me seome ennast ka tihti tegevustega, mis ei õnnesta mind. Et siin filmis mulle väga meeldis, tuli välja ka selline mõte, et tõelised meistrid on need, kes on valinud elu, mitte elatise. Kas te tunnete nendel kahel sõnal vahe? Kas elu või elatis? Kui inimeste käest küsida, aga näiteks ütleme, et kujutage ette, et te lähete tänavale, te saate järjest kõik vastutulijaid küsida seda, et miks nad käivad tööl. Miks nad käivad tööl? Siis väga levinud vastus on, teenitakse elatist, teenitakse raha, midagi sellist. Ollakse raha või elatise teenistuses ja eesti keeles elatist teenima on tegelikult sõna-sõnalt on, et ellu jääda, et leib oleks laual, et ma nälga ei sureks ja siis me kardame oma tööst ilma jääda, selleks, et kui ma jään tööst ilma, leib kaob laualt, ma suren nälg. Kas nüüd nii me otse mõtleme, aga kõik hirmud on alateadlikult ikkagi sellised surmahirmu alamvormid ja suhteliselt asi samma. Ja see tähendab seda, et niimoodi elatist teenides me ei saa kunagi meistriks, ei ava oma meisterlikkust, oma tegelikku mina. Ehk hästi oluline on just nimelt see, et hakata iseendas
hakata iseendaks, uurida, kes ma olen. Öeldi ju taoismis juba 2500 aastat tagasi, et sa juba oled ideaalne, ära otsi väljaspoolt. Ja juba 2500 aastat tagasi, aga näete, inimese põhiloomust pole ikkagi muutunud. Me arvame, me jookseme võidu, me arvame, et kuskil on parem. No ikka tundub, et naabri üle aia vaadates, et naabri muru on rohelisem kui meie oma. Et seal on parem, kus meid ei ole. Ja see tähendab seda, et me tegelikult jookseme ka enda eest saamata teada, kes me oleme või milleks me võimelised oleme. Ja mis siis veel, Volts tõi ka just hästi palju nendelt teemadelt, need jutuajamised Jumalaga just juhtisid sellistele teemadele. Ja siis küsimus ongi nagu selles, et me oleme ka varasemalt siin rääkinud, et milline on meile sisse õpetatud ja peale surutud paradigma on milline. On omada, teha, olla. Omada, teha, olla. See tähendab, et kui mul oleks palju raha, siis ma saaks teha oma firma, tegeleda meelepärasega ja siis ma saan õnnelikuks. Ja vastavalt eitavad vormid, et kuna mul ei ole palju raha, siis ma ei saa teha oma firmat ja ma ei saagi kunagi õnnelikuks. Kui mul oleks hea idee, siis vot samamoodi saaks tegeleda meelepärasega ja saan äkki õnnelikuks. Ja eitavad vormid. Ja isegi kui neid kahte vahetada, panna siia teha siia ette, siis on omada ja siis on olla, siis on teha, omada, olla, siis on selline töönarkomani mudel, et töönarkomani mõtleb niimoodi, et kui ma rabelen kõvasti, siis ma saan palju raha ja siis ma äkki saan õnnelikus. Ja me oleme nii palju sellest rääkinud, et väga lihtne on siin muutus esile tuua, kui paradigma ringi pöörata, esimesele kohale seada olla, teha, omada, olla, teha, omada. Ja tähendab see mida? Ole see, kes sa oled, käitu vastavalt ja sa saad kõike, mida sa vajad. Aga mis takistab meil siis seda paradigmat ringi pööramast? Ja siin Jumal läbi Neil Donald Walshi siis või see sisehääl just küsibki seda, et mida teil on vaja selleks, et see paradigma ringi pöörata. Kas teil on vaja seda hirmu, kas head või kuidagi ei saa? Hirmu selles suhtes, et just Walshi enda näide, et millegi pärast tihti peale suured elumuutused on seotud suurte läbielamistega. Elu pani sulle lahmakat, sa ei saa enam vanaviisi jätkata, sa pead tegema mingeid muutusi. Kas on tõesti sellist hirmu või? Kas tõesti varem ei saa? Kas tõesti heaga ei saa? Ja see on ka minu jaoks läbi aastat on selline väga mind huvitav küsimus. Ja huvitav küsimus, et inimesed ei anna võib-olla endale alati aru, et meil on üks elu. Meil on siin, selles kehastuses on üks elu. Meil on loetud arve päevi, kuid. Ja kui me kogu aeg jätame need teod tegemata, mida me saaksime ja võiksime juba täna teha, siis ärge arvake, ei tule paremat päeva. Ja see on suur enesepettus. Ja just nimelt seda Walshi filmi vaadates, Walsh, ta nii palju räägib, ta on kirjutanud, ma ei tea, kui paljudes keeltes on tema jutuajamised Jumalaga juba tõlgitud ja ta peab loenguid ja inimesed kõik noogutavad ja. Ma näen enda kursustele loengutel, inimesed loengutavad ja õigust räägid õigust. Aga muutus ei toimu. Mille pärast? Selleks, et ilmselt on need olmehirmud täna nii palju suured, mis saab siis kui. Ja asjad jäävadki tegemata. Ma muudkui annan endale lubadusi, et ma hakkan järgmisest kuust hakkan tubliks või uuest aastast või ma ei tea, septembrist, vahet ei ole. Ma teen veel selle ära, ma kasvatan lapsed suureks, siis hakkan. Aga teate, seda hetke ei pruugi kunagi saabudagi. Ja minu käest siis on ka küsitud seda, et sellise jutu peale ma olen seda tihti sellist teemat viljelenud. Et aga hea öelda sulle, aga kui ma ei tea, mida ma tahan teha, siis ma ei väsi kordamast, kuidas saada teada, milline on minu tee või mis tegevused mind õnnestavad või kuhu ma pean minema. Siis see tee, sõna tee, viitab sellele, et tuleb astuma hakata, tuleb kuskil suunas minema hakata. Ja ei väsi kordamast seda, et sellel teekonnale asudes meil on suurepärane tagasiside mehhanism, see on meie emotsionaalne seisund, see on meie alateadlikud tunded, uskumused. Alateadvus on väga võimas protsessor.
me tunneme eksimatult ära, et kui ma hakkasin mingeid samme tegema, hakkasin kuhugi suunas juba minema, kuidas ma ennast tunnen, kas ma tunnen ennast hästi, ahah, siis see ongi minu tee. kui ma ei tunne ennast nii hästi, ahah, siis ära ehmata, vaid siis ilmselt tasub midagi muuta, kas tempot, kurssi, aga sa oled teel, sa juba kulged. mul oli jutuajamine enda kodulehe tegijaga ühel hetkel kunagi, et tema sellise perfektsionistina ta kogu aeg ütles, ei, me ei saa kodulehte veel üles panna, see pole veel päris valmis. mina ütlesin, et paneme üles ja teeme siis edasi, et see on ka teekonna algus. ei, me ei saa sellist asja üles panna. Jäin peale mina jäin endale kindlaks, panin üles ja täna näiteks, kui ma oma kodulehte administreerisin, siis ma vaatasin, ta alati näitab nagu aega, mis koduleht on üleval olnud ja näitab, et see koduleht on olnud juba 1 aasta ja 51 nädalat. 1 aasta 51 nädalat, vaadake, see on juba lugu, see on ajalugu. Ja see ajalugu saab tekkida siis, kui astutakse esimene samm. Nii nagu Tao Te Chingis öeldi, on ka 1000-miiline matk algab esimesest sammust. Hakka midagi tegema. Ja mida ma kindlasti võin teile kinnitada, et ka sellisest hirmust saab üle olla. Ja küll ma julgen küll midagi tegema hakata, et äkki ma jään üksi, ma ei saa üksi hakkama. Ei ole piisavalt abi või abistajaid. Ma võin teile kinnitada, et maailm on täis abivalmis inimesi. Küsimus on selles, et te need oma ellu lubate. Neid on uskumatult palju, kes tulevad nõu ja jõuga, ideega, tulevad, panevad õla alla. Ei, me ei ole absoluutselt üksi. Nii et, näete, selliseid mõtteid Neil Donald Walshi mängufilm, elulooline mängufilm minust tekitas. Ja mida veel, et tahtsin selle kanaldamise kohta siia veel lõppu lisada, et jah, et see ei ole välja valitud teema, et kas te olete kunagi mõelnud, et te ka ise päevast päeva kanaldate, kuidas see protsess välja näeb? Mingi idee tuli, kus kohast ta tuli? Kuidas ta tuli teie juurde? Võib-olla näiteks teil on mingi lahendamist vajav ülesanne, ma pean mingi asja tegema. Esimese hooga absoluutselt ei tea, kust otsast alustada või kuidas seda teha. Aga mingi hetke pärast tuleb plõksti, tuli idee pähe, tean, kust see tuli. Kust see tuli? Ilmselt te kanaldasite. Lihtsalt on selliseid suuremad ja väiksemaid teema, seda protsess on täpselt sama. Kust tuli idee midagi teha? Kust tuli uus plaan? Kust tuli, nüüd teen sellistesse, nüüd kirjutan sellises ja nüüd joonistan, nüüd teen sellist. Kuskil see info tuleb, ilmselt te võtsite ühendust oma sisehäälega, sisemise minaga, jumalaga, nimetage kuidas tahate. Ja kõik see toimib, aga lihtsalt me peame teadlikumalt hakkama seda kuulama ja siin on kindlasti hästi oluline tuletada selliseid autorid ka meelde nagu Eckhart Tolle, kelle põhiline teema on ju siin ja praegu kohaloleku jõud, tähendab need vaikuse hetkede loomine, enda toomine praegusesse hetke. Vaikuse hetked seda, et seda kiiret mõttemüra vaigistada ja siis hakkavad esile kerkima need samad sõnumid enda seest, uued ideed, uued plaanid, mida iganes. Nii et sellised asjad ja just nimelt see, et vaatame, näete, ka see on oluline, et neid asju tuleb taas ja taas vaadata, erinevas esitluses vaadata. Ilmselt siin tekib ka see, et läbi korduvtegevuste, läbi kordamise saavad meie programmid üle kirjutatud, et ühekordsest sellisest, ma olen seda näinud, ma olen seda lugenud, on vähe kasu, kui sa ei oska seda kasutada või sa pole seda kasutusele võtnud, kui sa talitad ikka vanaviisi. Seetõttu tulge läbi, vaatame filmi, arutame teemadel, treenime koos ja lähiajal panen selle filmi kõigile vaatamiseks. Nii et mina tänan teid, nägemist.